noor 18-aastane ründaja, kelle Pinate. Kampanja vastu hästi, Pinate hoiab palli ja siit tuleb Harjule veel üks võimalus, Kriis leiab Rudenko lööb madalalt, aga see löök jääb väga-väga pehmeks. Ei tabanud seda palli üldse Rudenko. Nüüd võimalus senderdada, tuleb päris hea pall. Rudenko lööb ja jääb sinna ette ja veel jääb ette Pareiko ka. Suurepärane võimalus Harjul, selle mängu parim seni ja info olemas, aga igatahes jah, tuli siis Erik Santosele järele või teda saab abistama, kui siin on samal ajal Transil kuldne võimalus, aga Pinate ja Schlein seal, tundub küll, et Pinatega on kõik korras, kui ta niimoodi seal murrab praegu mitmest mehest läbi. Hästi säilitab ka palli ja leiab Eerme üles. Eerme endiselt ja 1-0. Ja on 1-0, Harju läheb seda kohtumist juhtima 34. minutil. Ja Karel Eerme, see sama mees, kelle kohta enne ütlesin, et tuleb rohkem resultatiivsust sellel mehel tekitada endale, et jõuda sellele tasemele, mida ta eelmine hooaeg näitas. Vastab sellele siis väravaga ja suurepärane eeltöö ka Abdul Pinatelt, kes seal ise selle palli endale murdis, endale säilitas ja lõpuks siis väga hea sööduga Eermaga üles leidis, nii et värava sööd talle. Ja Eermele siis 1-0 tabamus siit kirja. Karel Eerme viib Harju juhtima. Näeme korduses ja sööt Eermelt ka hea selline paus, Pete Škinjov olukorrast välja ja teise hooga see pall sinna tagumisse nurka Pareikole püüdmatult. Pikem mehena esiposti juures täiesti tulebki otse värava peale ja 2-0 ja 2-0. Ja Karel Eerme ei löö neid väravaid ühekaupa, vaid ikka mitmekaupa ja saab siit enda teise ja Harju teise kirja 63. minutil. Ise ta selle karistuslöögi teenis, ise ta selle lõpuks Rudenko abiga sisse lükkab ja Harju jaoks väga-väga magus värav hetkel. Oli see teine poolaeg natukene selline üles-alla olnud nende jaoks, aga siit see 2-0 seis on ikka väga kõva valuuta hetkel. Täna näeme veel korduses. Jah, oli seal Škinjov teda katmas, ei suutnud piisavalt hästi talle ette jõuda ja mõne meetri pealt seal ei olnud ka Pareikol enam midagi teha, reageerida sellises olukorras väga-väga keeruline. Aega on ülivähe ja 2-0. Küsimus jah, pigem võib-olla Transi poolt vaadatuna see, et kuidas sealt Laur ja Liit seal kahe peale saavad palli kätte, aga mitte kauaks. Toke lööb peale, aga natukene päris palju väravast mööda. Harju kaitse üldiselt suhteliselt hästi seni. No vaatame, Burjanatse teine kauglöök ja jääb pall lahtiseks sinna korra, aga Vainula tõrjub sinna vaata et kõige ohtlikumasse tsooni. Kui kiirelt siin pall kätte saadi, mäng jätkub, tuleb pealöök ja Vainula võtab selle ära. Vainula võtab ära, natukene segane oli, kuidas see, aga ei saada korralikult nüüd löögile Narva Leerist. Reima klaarib ettepoole, seal on Sillamaa ka ja kas leitakse nüüd Sillamaa kiirus üles? Ei, veel mitte. Nii, nüüd on Sillamaa palliga kastis, läheb veel sööt otsima Kelement ja 3-0. 3-0 Šahmat ja Harju siit need kolm punkti ikkagi endale jätab. Ja Trans, kes sai siin eelmises voorus justkui paisu tagant valla, lõpuks ometi Paidest saadi jagu. Pärast pikka kaotuste seeriat ikkagi tundub, et siit laagrist naaseb Piirilinna suure kaotusega. Ikkagi suur ja selge kaotus. Näeme veel korduses seda hästi seal Sillamaa ise selle palli kätte sai Filatovi eest. Triblas seal kastis oi kui hästi ja leidis Kelemendi üles ja Kelement omakorda leidis ristnurga üles. Ja tundub, et sellega see mäng on sisuliselt tehtud. 3 minutit tuleb ka veel siin peagi mängule juurde.
aga need pigem paistab on nüüd formaalsus, sest siit enam Trans välja ei roni. Nii et kui on lõppenud ka see mäng nüüd, siis on Harju ja Pärnu mõlemad tõusnud 16 punkti pealt 19 punkti peale. Kaotus Harju vastu. Mängupilt vist päris 0-3 justkui ei olnud, aga samas tundub, et teil ei olnud ka nagu piisavalt võimalusi, et siit mängust ikkagi midagi kaasa võtta. No ma ütleks tegelikult, et suhteliselt lahtine mäng oli. Mõlemal meeskonnal oli võimalusi. Kahjuks täna realiseeris Harju paremini enda võimalused. Eelmises mängus Paide vastu saite lõpuks üle pika aja selle kaotuste jada lõpetatud võidu kätte. No räägi, kas see vahepealne aeg oli need trennid natukene teist nägu ka? Mehed olid kuidagi erksamad, rõõmsamad, värvilisemad kui siis selle pika seeria ajal? No ma arvan, et sellised võidud annavad kindlasti meeskonnale hingestatust juurde. Et võib-olla mingil määral tõesti oli parem tunne minna trenni ja rohkem motivatsiooni võib-olla. Mis siis täna ikkagi peale selle realiseerimise valesti läks? On siit midagi nii-öelda, mis sul praegu kohe tuleb, ma ei tea, negatiivses või ka positiivses mõttes, mis siit mängust nii-öelda kaasa võtta? Ma ei oska sulle praegu kohe niimoodi vastata, aga ma arvan, et peab analüüsi tegema kindlasti ja ütleme pisikesed vead ära parandama, et tegelikult lõppude lõpuks jääb, ma arvan, palju taha väikeste eksimuste nii-öelda. No sinust endast ka üle pika aja mäng algkoosseisus, oled sa nüüd täiesti terve ja valmis nii-öelda panustama või see väljavahetamine oli ka natukene seotud sellega, et võib-olla päris 90 minuti vormi veel ei ole? No tegelikult jah, see vahetus oligi tingitud sellest, et võib-olla ei ole veel täielikult 90 minutiks valmis. Tegelikult 2 kuud pausi jalgpallist on tegelikult päris pikk aeg, et nüüd tuleb vaikselt vorm tagasi, mängult tunnen, et vorm läheb paremaks. Koondise paus tuleb nüüd ette, järgi paar nädalat pausi, kuidas Transil see aeg sisustatud on? Kožovski lubab teilt puhkusele ka või sellises tabeliseisus tuleb ainult iga päev 2 trenni vihtuda? Ei no, paar vaba päeva saab ja ma arvan, et nüüd ongi tähtis, et me paneksime jalgpalli mingil määral kõrvale, puhkaksime maksimaalselt ja tuleksime tagasi 100% värskena. Et nüüd juunis ja juulis tuleb meil samuti suhteliselt tihe graafik, et ma arvan, et paar vaba päeva puhkust ei tee mitte midagi halva. No lõpetuseks täna õhtul meistrite liiga finaal, kelle poolt oled, kus ja kellega vaadata plaanid? Ma olen ilusa jalgpalli poolt alati, ei ole veel plaani teinud, kellega vaatan, kus. Olgu, aitäh sulle, Eedu! Nii, meie juurde tuleb varsti nüüd ka Karel Eerme, aga temaga läheb vist hetke veel aega, sellepärast et Harjul on siin traditsiooniline niisugune võidujärgne energiaring platsi peal tehtud kõikide poolehoidjate ja fännide ja sõpradega, nii et hetkeks mitte pilt tagasi stuudiosse, aga pilt tagasi tipphetkedele ja siis varsti on meil ka Karel Eerme valmis. Karel Eerme, Karel, palju õnne võidu puhul. Räägi, mis ütleme mängust üldiselt, mis see oli, mis teile täna võidu tõi Transi üle? Kõigepealt aitäh. Ma arvan, et võidu tõi meie ühtne töö ja võitlesime iga duelli lõpuni. No 2 värava kaupa sa tundub lööd siin neid väravaid selle hooajal, et oled justkui selline mees, kes nagu, kui lööb, siis lööb mitu tükki, on ju? No praegu tundub nii, aga ikka tahaks iga mäng lüüa. No eelmine hooaeg neid väravaid sinul individuaalselt tuli ka natukene rohkem vist selleks ajaks kui praegu, et kuidas seda hooaja algust nii-öelda enda plaanis hindaksid? Tuli, aga ma usaldan Jumalat ja tuleb siis, kui peab. Jürgen Enniga on sul juttu ka olnud? Eelmine aasta ju korralik koondiselaagris kohal, oled sa selles suures nimekirjas nüüd sees olnud, neid kutseid selles suhtes saanud, et kuskil oled nii-öelda radaril endiselt. On sul Enniga juttu olnud sel aastal? Hetkel ei ole, aga olen valmis andma U20 eest maksimumi. Kuidas nüüd Harju sellest kaotuste seeriast selles suhtes välja tuli, et kui maha see masti võib-olla meestel lõi, 4 kaotust järjest ikkagi ei ole naljaasi, eriti pärast seda head hooaja algust, mis teil oli, et oli natukene trennis ka tunda, et selline kaotuste seeria on hetkel käsil enne tänast mängu? Otseselt sellest ei rääkinud, aga teadsime, et see on mentaalselt see mäng väga tähtis ja tulime maksimumi andma ja saime võidu kätte. Lõpetuseks meistrite liiga finaal on täna, küsin Muradvi liivelt ka, kelle poolt oled ja kus ja kellega seda mängu plaanid vaadata? Kõigepealt PSG poolt ja vaatame tiimiga koos.
BSG poolt on seal mingisugune laiem taust või lihtsalt, kas sa oled Arsenali vastu või BSG poolt? Ma mõlemat. Okei. Aitäh sulle, Karel, ja palju õnne! Aitäh!